Ja tere taas, jalgpallirahvas, olete siis selleks korraks avanud YouTube'i kanali Eesti Jalgpalliliidu TV ja sattusite vaatama siis saali jalgpalli meistrite liiga kohamänge. Tegemist on siis 1. aprilliga. Loodame, et me siit mingit nalja välja ei pigista. Kohtunikke, kelleks on täna Grigori Ošamkov, tuleb ja olemas! Milline löök number 41 ja Kristjan Kalamees. Kristjan Kalamees teeb seisuks selleks, et Saku väravat ei lööks. Nii. Vaatame, tuleb pulkineni löök ja oi, kui napilt see tagumisest postist mööda. Nii vaatame, ei tule keskele sealt läbi. Nüüd on kohe chip ette. Valkjainen, kas ta saab ju? Kui ohtlikult seal Beljakov peaga mängis. Tere tulemast tagasi. Vile on antud, teine poolaeg on alanud. Saku Sporting versus Narva United, kus seisuks on 0-1 Narva United. Tallinna punkerpartner, siis seal on lõpp, minut 27 ja oi, milline tõrje! Ja Tallinna Karabah on ühe väravaga maas, ehk siis seisuks on 6-7. Ja nüüd kas siit tuleb ja ei õnnestu Nikital ikka. No nii, Karl Mööl tuleb, mängib ühest mööda. Kas sealt tuleb ära ja Nikita Tšernei teeb seisuks 1-1. Kus Tšernei täna on otsinud pikalt ja lõpuks 15:45 on mängida. 5 Narva Unitedi mängijat on teisel pool platsi. Ja oi, ja lahendatakse ära, milline sööt Lontšakovi poolt ja siit Kirill Šustov teeb seisuks 1-2 ja nüüd saavad Narva mängijad siit poolt alustada. No, vaatame, kus Lev Lužin pöörab. Tuleb keskele ja sealt Komarov. Võime siin vahepeal rääkida siis saali jalgpallikoondisest. Oi, ja olemas! Kirill Šustov! Mida teeb Kirill Šustov? Siuksest Lontšakovi löögist teeb Kirill Šustov. No ütleme nii, et neil oleks vaja lendavat, aga see on jälle see, et siis sa pead garanteerima seda, et lendav saab, aga nüüd just õigus, ma olen nõus. Vaatame, Rauno Tutk tuleb ja lööb ära. Rauno Tutk külma närviga teeb kui oleks puutunud oma väravall, aga nüüd Marju Kuum on ka saanud väravasse ja Saku mehed saavad natuke kergemini hingata, aga oi, mis toimub? Kristjan Kalamees, no ei olegi vaja lendavat väravahti, Kristjan Kalamees teeb seisuks 4-2-4. 2-4 ja 8 siia teisele poole seda palli veeretama, seda väravat otsima. Martin Kase tugeva jalaga saadab selle tagumisse posti. No seda ma mõtlesin ja Kase. Aga jaa, Saku Sporting on see aasta juba teinud sellist pulli, et ja olemas Rauno Tutk, kuidas siukse külje pealt ja täiesti lõpp. Rauno Tutk teeb seisuks 4. 2 minutit, 50 sekundit. Ja seisuks on 4-4. Kui Saku ühe veel lööb, siis no nii, Märten Männiste, selline võimalus. Kas siit õnnestub? Ja õnnestub, Märten Männiste teeb seisuks 5-4. Milline mäng. Täna Saku Sporting on olnud tagaajaja rollis terve mäng. Ja nüüd Lontšakov tuleb kiiresti, 8 sekundit jäänud. Vaatame, kas siit 8 sekundiga. Nii, Männiste paneb chipi ja siit 1 sekundiga ei loe see viimane värav. See viimane värav ei loe, aga see ei tähenda seda, et Saku kaotas. Saku ühe väravaga tõi selle võidu ja 5-4.